Tere, mina olen Kristi Rahm ja tänases 6. tunnis õpime siis uut käsku repeat. Nii, kõigepealt sisestame siia käskused, mille abil me saime joonestada ruutu RT90 ja FT50. Nii, seda ma pidin tegema päris mitu korda, et mul tekiks ruut. Nii, teine joon, veel kord ja üks kord veel, selleks, et mul tuleks siis kena korralik ruut. Nii, ja näete, saingi ruudu valmis. Nii, aga seda sama asja, mida ma siin nüüd 4 korda trükkisin, võin ma tegelikult palju lihtsamalt teha, kasutades repeat käsku. Kui ma nüüd panen siit repeat 4 korda, sest nagu nägite 4 korda ma trükkisin ühte sama asja. Nüüd ma pean tegema nurksulud Alt GR 8, saan siis nurksulu alguse. Nüüd trükin siia sisse selle sama FT50 ja RT90 ja nurksulg kinni on siis Alt GR ja 9. Nii. Nüüd ma ei näinud jälle muidugi, kas ta nüüd tegi või teinud, sest ma unustasin enne välja ära puhastada, aga teeme seda siis nüüd. CS, nii, enter, nüüd on plats tühi. Nüüd on üks hästi kaval nipp veel, mida saab logo puhul kasutada. Et kui nüüd klõpsata siia selle riba peale, mida ma nüüd tahan uuesti talle sisestada, siis tegelikult ilmub see sisestusaknasse ja ma saan sama asja uuesti kilpkonnale anda tegemiseks või siis ma saan siin ka korrigeerida ja sellega oma vaeva natukene vähendada. Nii, panen enter ja näete, tuli küll samasugune ruut. Nüüd, kui ma tahaks teha nii, et oleks siin 4 väikest ruudukest üksteise kõrval, siis kuidas seda teha? Nii, kõigepealt ma jällegi puhastan selle kilpkonna välja ära. Ja nüüd ma pean mõtlema siis niimoodi, et mul on vaja 4 väikest ruutu teha, ehk siis repeat 4 korda. Nii, nurksulud algavad. Nüüd iga kord, kui järgmist ruutu tegema hakkan, pean ma siis 50 sammu edasi liikuma, et nad ei jääks üksteise peale. Nii, FT50. Nii, ja nüüd selleks, et see ruut kenasti liiguks ka edasi, et ma saaks järgmist kujundit paremini teha, siis ma ei pane mitte repeat 4, vaid ma panen repeat 5. Jälle nurksulud algavad, sest iga repeat käsk peab olema nurksulgude sees. FT50 ja RT90, ehk siis see sama vana tuttav ruudukäsklus. Nii, ja vaatame nüüd, mis tuleb. Ja tuligi mul kena selline kujund. 4 korda kordan, üks ruut teise kõrvale ja lõpuks tuleb selline kena 4 väiksest ruudust koosnev suurem ruut. Nii, teen oma kilpkonna välja jälle puhtaks. Ja proovime nüüd joonestada nii, et ruudud, mis üksteise peal siin on, lähevad järjest suuremaks. Nii, kasutan nüüd seda kavalust, et ma klõpsan selle riba peal, mida ma juba saaksin kasutada. Nii, enter ja ongi olemas. Nii, kuidas ma nüüd saaksin siia kohe suurema teha? Väga lihtne. Klõpsan selle sama riba peale, ta tuli siia ja nüüd ma lihtsalt teen sammu pikkuse natuke suuremaks. Nii, ja näete, tuligi siia juba natuke suurem. Nii, klõpsan jälle selle riba peal, muudan sammu veel veidi pikemaks, jällegi enter ja näete. Nii, teen veel üks kord ja enter ja tulebki selline tore kujund. Nii, proovime veel, katsetame veel. Jällegi teen kilpkonna välja puhtaks ja prooviks nüüd teha nii, et siin on 4 ruutu, mis ei ole täpselt üksteise kõrval, vaid natukene nihkuvad üksteise suhtes ka. Nii, ma tahaks, et oleks jällegi 4 ruutu, repeat, ehk siis 4 korda ma teen selle sama asja, jälle nurksulg algab. Nii, nüüd ma panen siia, et ma tahan teha ruudu, repeat 4 ja jällegi nurksulg algab. FT50, RT90, see oli siis meie ruudukäsk. Nii, panen nüüd nurksulu kinni. Nii, ja nüüd, et iga korda ma tahan, et ta liigub natukene edasi, et need ruudud ei tule täpselt üksteise kõrvale. Ma panen siis FT25 ja et ta pärast siis selle kujundit natukene teisele poolega pööraks, siis ma panen siia ka veel LT90 ja nurksulg kinni. Nii et iga ja tuleb jälgida seda, et kõik need repeat käsud on kindlasti siis nurksulgude sees ja ka seda, et repeat'i järel on ikkagi see ka mitu korda te midagi korrata tahate, et kui te seda unustate, siis muidugi käsuaknas kohe tuletatakse teile seda meelde ka. Nii, ja paneme enter ja vaadake, missuguse toreda kujundi ma sain. Et proovige nüüd ise ka joonestada erineva suurusega ruute ja neist väikseid mustreid tekitada, kasutades just seda sama repeat käsku. Mõnusat katsetamist teile! Kohtume järgmises tunnis.